Tere hommikust kõigile! Rõõm näha nii palju ärksaid nägusid. Kahjuks ei näe neid ärksaid nägusid, kes läbi kaamera meid vaatamat, aga tervitus ka neile. Puidutöötlemise ja mööbli tootmise kompetentsikeskus. Mis see on ja mis see teeb? Püüan siis lühidalt sellest teha kokkuvõtte. Võib-olla paari sõnaga ajaloost. Me oleme üks tänaseks loodud 6 kompetentsikeskusest. Loomistegevus startis 2010. aastal ja tänaseks me julgeme väita, et me oleme valmis. Valmis tegutsema, valmis intensiivselt sukelduma valdkondlikku tegevusse. Mis on meie eesmärk? Selle võiks äkki võtta kokku suhteliselt lühikeste sõnadega olla avatud innovatsiooni eestvedajad selles valdkonnas. Me ei saa olla kindlasti ainsad, iga kreatiivne ettevõtja on samuti eestvedaja, aga me püüame olla need, kes on toeks ettevõtjale, abiks õppurile ja partneriks teadlasele. Et selle kaudu ma jõudsin ühe sellise olulise koondmõtteni, et tegelikult oleme me selline kohtumispaik või keskkoht, mis on seotud 3 suure haruga. Üks haru on ettevõte, ettevõtjad, ettevõtlus. Teine haru on teadus ja 3. haru on õppimine. Ja vahet pole, kas saavad neist harudest kokku 2 või kõik 3 või tuleb mõnda üksikut haru pidi siia keegi, siis see on koht, kus saab abi, saab nõu, saab sidemeid, saab teha huvitavaid asju. See on võib-olla meie eesmärgid sellises laias plaanis räägituna. Millega me tegeleme? Tegeleme 3 fookusvaldkonnaga. Iseenesest me oleme suhteliselt väike organisatsioon ja me kindlasti ei jõua tegeleda kõigiga, selleks on meil partnerite võrgustik, aga need 3 fookusvaldkonda on siis pinnaviimistlus, vesialusel materjalide ja looduslike või looduslähedaste materjalidega nagu õlid ja vahad, siis tootearendus ja tootmise juhtimine. Ehk need 2 võib võtta kokku sellisesse lausesse nagu õige toode õige hinnaga, kusjuures see õige on erinev iga tootja jaoks, iga turu jaoks, iga toote jaoks. Aga kui see õige leitakse, siis saavutatakse ka äris edu. Tänaseks on meil oma maja, töötav masinapark. Kui me siin oleme 2 aastat teinud ettevalmistustööd ja teinud ka koolitusi erinevates valdkondades, siis oleme me pidanud piirduma eelkõige teooriaga ja meie pädevate külaliste lektorite poolt edasi antavate kogemuste jagamisega, siis täna me saame viia kõik soovijad, kõik huvilised ka reaalselt masinate juurde ehk lahendada siis muresid ka masinate abil, mis meil siin majas on.